Midagi sööb kõik kalad minu tagaaiatiigis ära ja täna kavatsen välja uurida, mis see on. Ja ma teen kõik, mis võimalik, et selle kätte saada ja eemaldada. Sest kui me seda ei tee, võib see kala lõpuks ära süüa kõik, mis me siia pannud oleme. Ma olen siia aastaid kalu pannud ja praeguseks võib siin sees olla ükskõik mis. Aga ma arvan, et üks kaladest on muutunud liiga agressiivseks ja on hakanud teisi kalu ründama. Viimaste nädalate jooksul olen tiigi ümber märganud surnud kalu ja kõigil neil on tükid küljest ära, mis tähendab, et miski ründab neid. Selles tiigis on palju väga haruldasi kalu ja paljud neist on siin väga suureks kasvanud. Siin on hiiglaslikud säga, suured piraajad ja isegi mage veehaid. Ja et olla kindlad, et me selle täna kätte saame, teeme kaasa õnged, viskevõrgud ja hulva kalapüüniseid. Aga enne kui me neid kasutame, peame kalad kohale meelitama. Nüüd kohe siin, kutid, mul on kaasas mu kala lemmiktoit ja kõik, mis me tegema peame, on see tiigi keskele visata. Siis peaksid kõik kalad kohale tulema. Ma olen tõesti närvis, kutid. Kohe, kui ma selle toidu välja viskan, peaksid kõik kalad kohale tulema. Ja kui nad on söömise lõpetanud, pole meil mingit võimalust neid enam püüda. Nii et me peame kiiresti tegutsema. Oh ei, just sellest ma räägingi. Vaadake, just seal, kas te näete? Kalda ääres ulpib surnud kala. Oh jumal, just seda ma räägin, kutid. Ma pole kunagi varem näinud, et see siin juhtuks, aga viimaste nädalate jooksul on see nii olnud. Iga teine päev, kui ma siia tulen, märkan jälle üht surnud kala. Nii et see on tõesti imelik. Kutid, mul pole aimugi, mis toimub, ma arvan. Lähme vaatame, mis kala see on. Oh jumal, see on üks arovana. Vaadake seda. Ei, ja ta on ka palju suurem, kutid. Siin on 2 arovanat. Me panime nad siia. Nad olid umbes nii suured. Vaadake, kui palju suuremaks ta on kasvanud. Oh, see on nii kurb, kutid. Oh ei. Oh jumal, see on nii kurb. Vaadake seda. See on üks meie arovanadest. Vaadake, kui ilus ta oli. Mul pole aimugi, mis võis selle kuti tappa. See on tõesti nõme, kutid. Aga see lõpeb täna. Me saame teada, mis seda põhjustab ja me saame selle kätte. Olgu, nad peaksid kohe üles tulema. Vaadake, nad tulevadki praegu. Ma näen neid päriselt. Ma olen tõesti närvis. Kuulge, siin on mõned tõeliselt suured kalad. Oh, vaadake, seal ta ongi. Nad tulevad välja. Oh jah, ma näen teda. Oh jumal, siin on üks haidest, kutid. Siin on tohutu hai ja ma just nägin teda. Ta tuli just sööngi pärast üles solvu, kutid. Nüüd, kui kalad söövad, on aeg proovida neid püüda. Muide, esimene meetod, mida proovime, on vana hea õng ja tamiil. Ja kui see ei tööta, peame proovima teda viskevõrguga püüda või kasutama meie koletis kalapüüniseid. Olgu, kutid, siin on meil natuke leiba. Paneme selle konksu otsa, aga peame selle ära katma. Sest need kalad on tõesti targad ja kui nad näevad konksu osa, siis nad ei söö seda. Oh, nad on kohe seal, nad on sõna otseses mõttes kohe seal. Ma olen praegu nii närvis. Ma ootan, kuni teda uuesti näen ja siis proovin selle otse nende nina ette visata. Vaata sinna, sa näed teda? Oh, see on suur, meie leib on läinud. Oh, vaadake. Ta otsib praegu toitu, te näete, kuidas ta tiirutab selle ümber. Igal hetkel võib mu õngenöör tõmmata ja meil võib see kala otsas olla. Oh jumal, ta just võttis selle üles. Ei, see oli tal suus. Kas ta murdis mu liini ära? Ta võttis su leiva. Olgu, kutid. No, meil oli kala korraks otsas, aga ta sülitas konksu välja. Vaadake, ta on kohe seal. See on suur albiino paku ja see võib kindlasti olla see, kes kõik teised ära sööb. Nad on väga agressiivsed, nii et proovime uuesti ja vaatame, kas saame ta konksu otsa. Oh, sain ta kätte, mul on kala otsas. Oh jumal. Oh, see on suur. Täpselt seda me tahtsimegi. See on hiiglaslik albiino paku. Poisid, meid on ta praegu konksu otsas. Siin ta tuleb. Oh jumal, ta on hull. Vaadake tema suurust, poisid. See on praegu tõeline tiigikoletis. Oh, issand, vaadake seda. Oh, ta on nii tugev. Ma proovin ta siit kinni haarata. Mul on ta. Ja vaadake seda suurust. Oh, rahune maha, sõber. Vaadake, kui suur see paku on, poisid. Need kalad on hullumeelsed. Nad on suguluses piraajadega ja see siin on siin tohutuks kasvanud. Vaadake nende hambaid. Oh, rahune maha, sõber. Ära hammusta mind. Vaata, näed neid hambaid seal. Vaata neid hambaid. Need on nii teravad. Just need hambad seal. See võib kindlasti olla see, mis hammustab teisi kalu ja tapab neid. Nii et see on tegelikult väga hea. Me püüdsime ta kinni, kui panime ta siia, siis oli ta alles väike beebi, aga nüüd on ta ilmselgelt palju suuremaks kasvanud. Olgu, kutid! Noh, meie esimene saak täna Bondexist on kindlasti kala, keda me sihtisime. Ma lootsin, et me püüame need täna välja, sest nagu ma ütlesin, nad on väga agressiivsed. Mu kastika tagaosas on jahutuskast. Me viskame ta sinna sisse ja siis läheme minu koju tagasi ning paneme ta ühte minu teistest tiikidest. See on hullumeelne, kutid, vaadake seda! Albiino paku, lähme paneme ta jahutuskasti. Oh issand, vaadake seda, see on tõeline elajas. Ja seal on veelgi rohkem piraajasid, samuti suuri säga ja mageveehaisid ning just neid me täna püüamegi. Nii et me läheme nüüd kiiresti minu koju tagasi, paneme selle tüübi teise tiiki ja tuleme tagasi, et veel püüda. Kohtume minu juures. Olgu, võtid. Nüüd me võiksime ta lisada müsteeriumi tiiki, võiksime ta lisada Oskari tiiki, meil on seal ka suur kisketiik. Aga ma arvan, et mul on selle tüübi jaoks ideaalne koht ja see on tsihhlidi tiik.
ma ei taha praegu sellest tiigist liiga palju näidata, sest me tegime hiljuti video ja saime sinna palju kalu. Ma ei taha seda praegu ära rikkuda. See tüüp sobib siia ideaalselt nende kaladega, kes meil juba on. Okei, hakkame teda kohe sisse panema. Nii, suur poiss, seal sa nüüd oled. Naudi oma uut kodu. Ta nägi seal praegu nii hea välja. Nii, kutid, me oleme tagasi Bondaxis. Loodetavasti ei eematanud teised kalad liiga ära, kui ma ühe kinni püüdsin. Nagu ma ütlesin, siin on palju rohkem kalu ja meie eesmärk on täna võimalikult palju neid välja püüda. Paneme konksule uuesti sööda ja läheme tagasi. Oh jumal, vaadake! Püha taevas, see on veelgi suurem. Vaadake, ta tuleb, see on mu saia peal. Sain ühe, kala otsas. Valmis, 3, 2, 1. Sain ta kätte! Issand, see on veelgi suurem! Ei, kas sa nägid seda? Ma arvan, et ta rebis mul tamiili läbi. Jumal, ta rebis mul tamiili päriselt läbi. See pole hea. Meil jäi just midagi suurt otsa seal. Ma ei tea, kas see oli hai, piraaja või võib-olla suur säga. Mul pole aimugi, ma ei näinud seda. Jumal, ta on kohe seal! Oota, ma arvan, et see on sama kala. Ma võtan kohe viskevõrgu, proovime ta võrku püüda. Kui me seda teha ei saa, siis peame siia umbes 24 tunniks kalapüünise jätma. Võib-olla saame ta nii kätte, kutid, aga siin on veel mõned koletised. Ja nüüd proovime viskevõrku ja vaatame, kas saame sellega midagi kätte. Nii, kutid, meil on nüüd viskevõrk olemas. Ma ei ole selle viskamises just parim, aga proovime ära. Ma näen kõiki kalu seal keskel. Vaatame, kas saame nad kätte. Pole paha. Juhan, ma tunnen midagi. Midagi suurt. Vaata. Mis see on? Mis siis, kui me ei saa? Kas meil on midagi? Jumal, see on ahven. Me saime väikese suur suu ahvena. See on nii lahe, kutid. Ma tahan ka seda väikest kala. Ja hunnik väikseid päiksekalamaime. See on siin peamine toiduallikas ja just sellepärast kasvavad kõik kalad, kelle me siia viskame, nii kiiresti suureks. Nii et jah, me viskame need tüübid tagasi vette ja viskame ka ahvena tagasi. Me ei taha teda endale jätta. See on päris lahe. Tal läheb hästi. Siin. Vaata, ma just nägin midagi suurt. Jumal, see oli küll täpselt samas kohas. Issand, ma sain selle kätte. Jah, mis see on? Meil on hunnik väikseid päiksekalu. Ma nägin siin midagi suurt. Loodan, et see ei saanud minema. See on siin. Issand, ei usu seda. Vaadake seda. See siin on punase sabaga hiidkurami. Meil on siin palju kuramisid, tõesti suuri. See siin on tegelikult teistega võrreldes väga väike, aga tore näha, et tal läheb hästi. Me paneme ta ämbrisse, siis kui sa vaatad tema saba seal, siis just sellest me räägimegi. Kõik kalad, kelle ma olen leidnud surnuna, neil kõigil on tükid kehas puudu, nii et teda ründas miski. Me aitame teda, paneme ta ämbrisse. Ja kuni me saame teada, mis see agressiivne kala on, viime ilmselt kõik kalad minu koju. Nii et paneme selle tüübi ämbrisse, see on äge. Nad on seal, nad on otse toidu peal, vaata seda, nad tulevad kohe üles. Okei, ma pean sinna minema. Hästi. Jumal, seal on midagi suurt sees. Tule nüüd, anna mulle midagi head. Mis see on? Issand, vaadake seda! See on üks vahaa tsikliididest. Issand, see on nii ilus. Vaadake seda! Okei. Me viskasime võrku veel natuke, aga leidsime ainult rohkem surnud kalu. Ei! Vaadake seda! Ma näen siin nurgas veel üht surnud kala. Ma ei taha isegi vaadata. Oota! Seal ongi minu albiino säga! Palun ära ütle, et tema on ka surnud. Ei! Jumal, nad ongi surnud teised. Me leidsime just veel 2 surnud kala. Ma olen tõesti vihane. Issand, see on nii kurb. Teate, see siin on väike Aasia punase sabaga säga. Ma panin ta siia võib-olla 2 kuud tagasi ja lootsin, et ta kasvab hästi suureks. Ma olin nii elevil ja nüüd on ta surnud. See on halb. See on üks mu lemmikkalasid. Teate, siis see tüüp, mis kutt see on? Ma ei mõtle, mis asi see on. Ma ei tea isegi, mis kala see on. Ma ei pannud seda siia, aga ta on surnud. Ta ei jäänud ellu, teate. Mul pole aimugi, mis see on või kust see tuli. Kui teie teate, andke mulle teada, aga see ei ole hea, kutid. Nagu näha, on siin palju väikseid kalu. Tundub, et neid ründab see kala. Nii et ma arvan, et teeme nii. Me läheme ja paneme oma kalapüünised välja ning võtame ka väiksema kalapüünise. Lootuses, et saame need teised kalad kätte ja välja enne, kui nad surevad. Olgu, putid, siin on meie minikalapüünis. Seda kasutame väiksemate kalade püüdmiseks. Ja ma arvan, et me paneme selle tegelikult siia toru ette. Sest ma näen seal all hulga kalu, nii et paneme sinna natuke tilapiat söödaks, paneme kogu püünise sinna sisse, boom, see peaks palju kalu püüdma. Ma olen tõesti elevil, nii et hakkame pihta. Ma lähen siia sügavasse otsa, lihtsalt panen, mis pagan see on? Mis pagan see on? Jumal, seal all on suur kala, ma lähen kohe võrku tooma, kutid. Seal all on midagi hiiglaslikku. Vaadake, te näete teda seal? Jumal, ma vajun põhja. Jeesus. Ma arvan, et sain ta siiski kätte. Siin, see on väike Oskar. Ma arvan jah, aga see pole kindlasti see, mida ma nägin. See teine asi, mida ma nägin, oli palju suurem, aga see siin on väike beebi Oskar. Me viskame ta lihtsalt tagasi Bondaxisse. Näge, mis sõber, see ei olnud see, mida me otsisime. Issand, vaata seda. Kas sa näed seda asja? See on kohe siin all. Ma pean selle asja kinni püüdma, mis iganes see ka poleks, kutid. See asi on tohutu.
oh jumal, ma sain ta kätte. Püha taevas, vaata selle kuradi säga suurust. Oh jumal, see on orviini. Oh issand. Me peame selle kalaga siin väga ettevaatlikud olema. Ta võiks sul sõrme sõna otseses mõttes maha lõigata. Ma ei tee isegi nalja. Kui ma panen oma sõrme siia ja ta sulgeb oma väikese uime, lõikab see mu sõrme sõna otseses mõttes pooleks. Vaata tema ogasid, mis jooksevad mööda kogu tema keha. Sa ei taha selle kalaga jamada. See võib kindlasti olla see, mis kõike seda teistele kaladele teeb. Ai. Oh jumal. Ma mõtlen, ta on kohe mu sõrme otsast ära võtmas. Kujuta ette, mida ta võiks väikese kalaga teha. Eelmises videos Stigis X püüdsime me tegelikult ühe nende poegadest. Meil on siin paar sellist tüüpi ja nad isegi paljunevad, juhuks kui see ongi see kala, kes kõiki teisi ründab. Ja võtame ta siit välja, paneme ta kohe ämbrisse. Vaata, kui lahe see on. Suur Ervini säga. Kuula teda. Olgu, no nii, Ervini säga läheb ämbrisse. Rahune, issand, rahune. See asi on sõna otseses mõttes nagu soomusplaat. See on hullumeelne. Olgu, lähme tagasi, paneme oma väiksema kalapüünise paika ja siis paneme oma koletiskalapüünised ning jätame need terveks 24 tunniks. Ja kui see ei püüa seda koletiskala kinni, siis ma ei tea, mis veel võiks. Olgu, seal läheb meie kalapüünis otse keskele ja ma just märkasin seda. Aga kui sa vaatad teisele kaldale, siis seal on tegelikult mudane auk, mille on ilmselt kaevanud pleko. Lähme vaatame selle üle ja uurime, kas seal sees ka midagi on. Vaata vett, näed, kuidas vesi liigub. Ma olen üsna kindel, et ma just nägin seal sees kala. See on hirmus. Ma ei plaaninud täna seda teha. Oo, ma näen. Oota, vaata sinna. Ma näen sõna otseses mõttes tema saba. Mis see on? Ta läks just kaugemale tagasi. Oo, nüüd ta liigub. Vaata, see ongi tema siin. Ma kavatsen selle kinni püüda. Au. Oo jumal. Vaata selle Rafaeli säega suurust. Nüüd, need tüübid näevad tegelikult väga sarnased välja sellele urvinile, kelle me just püüdsime. Aga see on teine liik. Ja meil on siin ka neid mitu tükki. Beebisid on igal pool ja see siin on tõesti suureks kasvanud. See on tõesti lahe, aga jah, see on tõesti äge kala. Mudast august. Huvitav, kas siin on veel midagi? Oh jumal, see on tõesti hirmus. Okei, tead mis? Ma arvan, et ma olen nüüd lõpetanud. Ma olen sellega nüüd ühel pool, mis iganes koletis mu kalu sööb. See oli liiga tugev jooksurulli jaoks ja liiga tark viskevõrgu jaoks. Nii et nüüd ei proovida ainult minu koletis kalapüüniseid. Olgu kutid, meil on meie koletis kalapüünised olemas. Nüüd hakkab vihma sadama, aga me paneme neile sööda sisse ja jätame need siia 24 tunniks. Oh jumal, vaadake sinna. Kus mu viskevõrk on? Siin on mõned tohutud albiinokalad. Oo, ma sain ta kätte. Vaadake seda. Oo, issand. See on hiidkurami. Oh jumal. Vihma kallab nagu aavarrest. Oo, issand. Vaata, kui suur ta on. Nii et see siin on hiiglaslik kurami. Nagu näete, kallab vihma. Okei, kulisside taga on kõvasti vaeva nähtud. On terve päeva sadanud, aga see on seda väärt. Me püüame siin hullumeelseid kalu. See on nii lahe. Oh, ta on tohutu, ta on nii ilus. Oh, jessin. Vaata seda pead. Vaata, kui ilus see kurami on. See on nii lahe. Kutid, okei. Me ei hoia teda, tal läheb siin hästi, nii et paneme ta tagasi tiiki, aga see on tõesti lahe vaadata. Tal läheb suurepäraselt. Näeme hiljem. Oh, see on nii lahe. Nii kutid, nüüd on aeg panna sööt meie 2 kalapüügipüünisele. Iga ühe jaoks on meil 3 tükki tilapiat. Nii et esimese püünise jaoks läheb sööt sisse ja siis ka teise jaoks. Ma olen nii elevil, et näha, mida me nendega kinni püüame. Nii et hakkame pihta. Paneme ta tiiki, kuna praegu püüame suuri kalu. Viskame need püünised tiigi keskele. Viskame ühe siia ja teise sinna. Oh jumal, kuidas ma selle tagasi saan? Oh, see ongi seal. Ideaalne. Nüüd on meil teine püünis. Ma ei viska seda nii kaugele, viskan selle umbes sinna. See tundub hea. Aga kuni ootame, mul tuli üks mõte. Sidusin lihtsalt veel ühe konksu otsa ja jätsin endale ühe tükikese tilapiat alles. Kuna me püüame suuri röövkalu, siis ilmselgelt eelistavad nad tilapiat. Nii et paneme natuke seda konksu otsa. Viska see keskele ja vaatame, kas saame midagi kätte. Ja mine tea, võib-olla püüamegi selle kala, mida otsime. Ja just nii, olemegi valmis. Loodetavasti seekord miski meil tamiil jälle katki ei tõmba. Boom! Ja nüüd ootame siin vihmas. Me lihtsalt istume siin. Jee, hurraa! Ootasime 30 minutit ja ikka polnud ühtegi võttu. Nii külm on, see peab seda väärt olema. Me peame midagi kinni püüdma. Mis toimub? Oota, kuumu tilaapia kadus. Miski viis seal ära. Tegelikult on see päris hea märk. See tähendab, et miski seal väljas sööb meie sööta. Olgu, teine voor. Hakkame pihta täpselt samasse kohta nagu eelmine kord. Me teame, et seal on kala. Vaatame, kas saame ta kätte. Vähem kui tund pärast seda, kui oma kalapüünised paika panime, märkasime juba, et kalad lähevad püünistesse. Praegu on Paku otse kalapüünise sissepääsu juures. Jah, te näete teda seal. Ta ujus just meie kalapüünisest mööda. Oh jumal, mul on kala. Miski tõmbab mu tamiili. Kas ma peaksin konksu sisse lööma? Jah! Oh issand, püha müristus. See on koi. Vaata seda. Oh issand. Vaata seda koid.
tulge siia, sõbrad, tule siia, sõber, tere, palun ära tule otsast ära. Oh issand, see koi on nii ilus. Oh, ei. Ma läksin kalapüünisesse. Oh issand, ta pääses minema. Kus mu viskevõrk on? Mul pole aimugi, kuhu see koi läks. Kuulge, meil oli ta konksu otsas, ma olin ta peaaegu kätte saanud. Me viskame nüüd viskevõrgu ja vaatame, kas saame ta niimoodi kätte. Okei, võib-olla saame. Oh jumal, vaata sinna. Püha taevas, me saime hakkama. Ta lipsab välja. Ei, ma sain ta kätte. Vaata, see on paku. Oh jumal. Jah, ma ei läinudki tema järele. Ma ei teadnudki, et ta seal väljas on. Sa ei kujuta ette, kui vedas tal just praegu. Ma ei teadnudki, et ta seal väljas on. Oh issand, see on tohutu. Lähme, me just viskasime, püüdsime ta võrguga. Okei, me viime selle kuti kindlasti minu koju tagasi. Paneme ta tiiki esimese juurde, kelle me püüdsime. See on uskumatu, ma ei suuda seda uskuda. Ma tahan seda koid ikka veel, nii et me tuleme tagasi ja proovime ka teda püüda. Okei, ma pean teda karukalliga hoidma. Hästi, oleme valmis minema. Näita oma pärvalgeid hambaid. Oh, see asi on hull. Noh, suur poiss, siin sa oled. See asi on hiiglaslik. See on nii palju suurem kui esimene. Nii, kutid, meil on veel üks sööt seal keskel väljas. Ma ei saa isegi aru, mis praegu toimub, aga see on hullumeelne. Aga jah, nüüd on see lihtsalt ootamise mäng. Ja mitte kaua pärast seda saime teise võtu. Vaata mu õnge, vaata seda, see läheb välja. See tähendab, et meil on kala otsas. Vaatame, mis meil on. 3, 2, 1. Oh jumal. Oh, see on väike Oskar. Lihtsalt väike Oskar. Oh jumal, ta on ilus. Oh issand. See on kõige ilusam, kelle me siit saanud oleme. Oh, vau, vaadake siia. Vaadake seda, kutid. Nagu kõigil teistel kaladel on tal uivedest hammustusjäljed. Oh jumal, vaadake tema silma. Tal puudub üks silm. Nii et see kala pidi siin sündinud olema. Sest ma pole kunagi siia ühesilmalist Oskarit pannud. Me just püüdsime ühesilmalise Oskari. Vaadake, tal on siin silm. Seal pole silma. See näeb nii hull välja. Pakuge kommentaarides talle nimi, me jätame ta endale ja ta liitub Oskari armeega. Paneme ta ämbrisse. Olgu, sinna ta läheb. Ma just nägin sinu taga koit. Kas? Täitsa nurgas. See just tuli sinna üles. Okei, me läheme sinna. Kohe praegu. Võtame viskevõrgu. Main. Oh, ma näen teda. Sa jäid temast ilma. Ma kindlasti jäin ilma. Noh, me ei näe teda, kutid. Koi on kadunud. Minge alla kommentaaridesse ja pange like ning andke teada, kas peaksime tagasi tulema ja proovima seda püüda. See oli tõesti kõige ilusam koi, mida ma kunagi näinud olen. Aga praegu viskame veel ühe sööda keskele välja ja vaatame, mida me püüda saame. Nii, meil on ülejäänud tilaapia konksu otsas. Vaadake selle sööda suurust. Kui me midagi kinni püüame, siis saab see olema suur. Oh jaa, mul on selle suhtes hea tunne. Vaadake, see liigub. Oh jah, meil on kindlasti kala otsas. Okei, selle jaoks tõusen püsti. Püha taevas, mu õngenöör on täiesti sealpool. Ma viskasin selle sinna. Oh jumal, vaata sinna. See on täiesti keset vett. Mis see on? Pole võimalik, et sa seda näed. Vaata, see on väikene punasaba. Me ei tohi seda kutti kaotada. Tule, siia üles. Jah, me saime punasaba kätte. Vaata seda. Oh issand, ta on nii armas. Kuula teda. Oh, ma ei oodanud, et saan punasaba kätte. Kuulge, meil on siin palju punasabasid. Oh issand, kuulake teda. See on tegelikult ilmselt üks väiksemaid, mis meil siin on. Meil on neid palju ja mõned kasvavad juba päris suureks. Tule võtame konksu su küljest ära, sõber. Nii, konks on väljas. Kõik korras, sõber. Kui te vaatate siia tema uimi, kutid, siis nagu kõigil teistelgi kaladel on need katki. Sõber, mis sinuga juhtunud on? Kes seda sulle teeb? Räägi meile. Olgu, paneme selle tüübi ämbrisse ja nüüd läheme koju koos kõigi kaladega, kelle me DX püüdsime ning paneme nad enda ajutistesse kodudesse. Ja siis näeme teid homme, kui kontrollime neid koletis kalapüüniseid. Kohtume jälle minu juures. Oleme koju tagasi jõudnud ja meil on vanni täis kalu. Lisame nad nüüd mitmesse erinevasse tiiki minu tagahoovis. Hakkame pihta. Oh jumal, sa oled pritsmetsoonis. Helen, selles videos teine X-tiigist. Oh issand, viime ta nüüd sihliidi tiiki. Vaata, kui suur tüüp. Oh issand, vaata teda seal sees. Oh, talle meeldib see väga. Seal on need kaks, nad on kõrvuti, näevad nii head välja. Vabandust vihma pärast. Muide, on juba 3 päeva järjest sadanud. Olgu. Teine kala on see tüüp, meie hiiglaslik Irvini säga ja me lisame ta koos pisikese punasabaga esitiiki. Palun ära tee mulle haiget. Au, oh issand, ma just ütlesin ära tee mulle haiget. Mine nüüd, mine sinna sisse. Ja siin on meie väike punasaba. Meil on neid ilmselt juba üle 10. Seal ta läheb. Oh jah, ta on tubli poiss. Kõik on korras. Ma peaaegu unustasin need kutid. Meil on meie väike punasaba. Hiiglaslik. Karami ja Rafaeli säga. Ja paneme nad praegu karantiinitiiki. Seal nad lähevad ja meil on veel üks kala, mis võib-olla ongi mu tänane lemmik. Ja see ongi see kutt. Meie ühesilmne Oskar ja me lisame ta kohe Oskari armeesse. Näeme, sõber. Oo, ta näeb nii lahe välja. Nii, kutid. Noh, need ongi kõik kalad, mis me seni oleme püüdnud.
meil on nüüd kõik meie kalapüünised olemas ja jätame need terveks 24 tunniks. nii et ma arvan, et näeme teid homme samal ajal ja loodetavasti ei saja siis enam vihma. jah, ikka sajab. oleme tagasi Tiigi X juures, kutid. täpselt 1 päev on möödas. ja meil on 1 kalapüünis seal, 1 kalapüünis seal ja siis on väiksem püünis teisel pool. Läheme üle Tiigi ja kontrollime kõigepealt väiksemat püünist. vaatame, mis me sinna saime. nii, vaatame siis. see seal on hiiglaslik gurami ja ma arvan, et koi, nii et ilmselt tähendab see, et nad ei ole kalapüünises. meil on siin ämber, täidame selle ära. nii, vaatame. ma näen seal all kalu. ma tõesti näen neid. tule nüüd, anna mulle midagi head, kallis. jaa, püünisel on augud sees. vaata, midagi kas kraapis end välja või kraapis end sisse. ma arvan, et see polegi nii oluline. vaata kõiki neid kalu, mis me püüdsime. väga hea. vaatame, mis me siia saime. Jumal, vaata selle kala suurust. jaa, meil on seal 2 tükki. väike flanko. ja see siin on hõbedollar, mis on tõesti lahe. väga hea, seal nad lähevad. mis veel? ei või olla. vaata, see on väike gurami. Jumal, paneme ta ämbrisse. mis see on? mis pagan see on? mingisugune tsihliid. mul pole aimugi. väike Oskar. Tiik X, nagu me teame, on lihtsalt ääreni täis Oskareid. kas keegi veel? Jumal, Helen, vaata seda. see on nii lahe. see peab olema albiino plekode aretuspaar. me püüame neid kogu aeg ja aastate jooksul. ma panin siia mõned ja need on kindlasti täiskasvanud isendid ning nad paljunevad siin kindlasti. vaata, kui hull see on. issand, 2 tükki. see on nii lahe. vaata seda, me saime veel 2 kala. vaata, kui suur see päikesesääga on. ta on ilus, uskumatu. tal on ka ainult 1 silm. mis toimub Tiigis X? olgu. seal ta läheb ja siis see tüüp, veel 1 suvaline tsihliid ja ma arvan, et see ongi kõik. esimese kalapüügipüünise jaoks. vaadake meie auku, me püüdsime sealt palju valu. nüüd on aeg vaadata, kas me püüdsime selle koletise, kes on siin Tiigis X kõiki kalu tapnud ja hävitanud. ma üritan otsustada, kas peaksime kõigepealt selle võrgu üles võtma või peaksime valima. püha taevas. okei, võtame selle esimesena üles. vaata, seal sees on hiiglaslik kala. mis see on? kas see on gurami? oota, me just nägime guramit. vaata, kui suur see on. see võtab kogu püünise enda alla. Jumal, see on hiiglaslik gurami. ma ei usu, et see on seesama. me saime ka paku. ei ole võimalik, see asi on nii suur. see on ju suurem kui eelmine, eks? ma arvan, et see on erinev, sest teisel oli palju punasem pea. issand. nii et me just püüdsime siit teise hiiglasliku gurami. okei, seal ta on. vaata seda, milline uskumatu elukas. jah, see kindlasti teine, see on palju suurem ja tegelikult väga-väga ilus. võib-olla jätame ta endale. ja siin on meil tegelikult punakõhuline paku. see tüüp ei ole nii suur kui albiino, nii et viskame ta kasipontaksisse, las ta kasvab veel suuremaks. näeme, sõber, ta on juba täiskasvanud. see ongi nende maksimaalne suurus, nii et ma arvan, et võtame selle tiivi koju kaasa. olgu, nii, ta läheb hästi. issand, ta on tohutu. noh, see oli väga edukas esimene koletiskalapüünis, kuid see ei ole päris see, mida me otsime. hiiglaslik karami ja väike paku on tõesti lahedad, aga meie peamine eesmärk on püüda see kala, kes hirmutab kõiki teisi kalu. me loodame selle viimase kalapüünise peale, et ta kätte saada. muidu mu kalad kaovad edasi ja neid sööb ära see, kes iganes seal on. Lähme, kutid, lähme vaatame viimast kalapüünist. Lähme alla, pange like, et õnne saada. vaatame siis. okei, ma olen veidi närvis. see on natuke kaugemal, nii et loodetavasti mind siin ei rünnata. okei, sain nööri kätte. kas sa nägid seda? mis seal püünises on? vaata neid mulle. issand, see on hirmus. tere, mis pagan see oli? siin pole midagi, püha taevas. see on hai, ma vannun, see on sõna otseses mõttes hai. see ongi see, see ongi see. Jumal, me saime ta kätte, see on uskumatult suur. see oligi meie eesmärk, seda me sihtisimegi. see ongi see tohutu mage veehai, kes siin sees on. ta on nii raske. Jumal mees, seal on veel 1 punase sabaga sees. vaata seda, ma ei märganudki teda alguses. see on tegelikult hullumeelne, kutid. see on suurim mageveehai, mille ma kunagi olen püüdnud. me peame proovima ta välja saada. vaata seda erukat, ta on siin hästi söönud, ilmselt kõik teised kalad ära söönud. siin ta tuleb, sain ta kätte, saime ta välja. issand, see on uskumatult suur. vaata seda asja seal, see on mageveehai ja see on hiiglaslik. tundub, et tema uimed said lõksus veidi viga, aga see on normaalne, kutid, seda ei saa vältida. viime selle kuti kiiresti mu veoki tagaosas olevasse vanni ja tuleme siis punase saba järele tagasi. kõik hästi, sõber, sa oled tubli. tal on hästi, ta on püsti, ujub, näeb hea välja. okei, ta saab hakkama. kuulge, see neetud hai on tohutu, ma ei suuda sellest üle saada. aga just siin püüdsime ka teise punase saba säga, see on veel 1 väike beebi, mitte 1 neist suurtest siin. okei, ma saan aru. okei, siin sa oled, sõber, vabandust. hästi, me viime selle tüübi kindlasti koju. viskame ta tiiki koos teisega.
ja siis saime tegelikult veel ühe Oscari. Ta ei ole eriti ilus, nii et viskame ta tagasi tiiki. nii, näeme. Meil õnnestus missioon. Püüdsime kinni tohutu magevehai, kuid siin on tegelikult veel üks. Need oli kokku 2, üks albiino ja üks tavaline ning tavaline oli palju suurem kui albiino. Ja nagu näete, see on üsna suur tiik ja mul pole aimugi, kus ta on. Me ei saanud teda kätte, nii et ilmselt peame tagasi tulema ja tegema teise osa. Kui tahate seda näha, andke mulle teada. Aga nüüd, poisid, on meil jälle veok täis kalu ja me läheme tagasi minu koju, et panna nad minu taga- ja tiikidesse. Mul pole aimugi, kuhu me selle hiiglasliku magemehaiga paneme, aga näeme teid minu kodus. Olgu, vaatame, kuidas hail läheb. Oh jah, ta näeb seal hea välja. Aga enne kui me ta tiiki paneme, on meil ämber täis nahkalu ja me peame kõigile neile kodud leidma. Nüüd, kõbedollar ja väike punase sabaga beebi võivad minna eesmisse tiiki. Näeme, kotid! Ja meil on ka need albiino plekod ning eesmises tiigis on meil neid juba päris palju. Nii et ma arvan, et see oleks neile ideaalne kodu. Ja kuna nad on sigimispaar, siis võib-olla on meil tulevikus palju väikseid albiino pleko beebisid. Ja Oskarile, beebi plekole, väikesele kuramiile ja tsiilidile pareme nad karantiini tiiki. Ning lõpuks, väiksemate kalade jaoks on meil veel üks tsihlid. Ja siis see tüüp, tal puudub ka üks silm, nii et paneme ka tema karantiini tiiki. Nüüd, kutid, meil on 2 suurt kala, hiiglaslik kurami ja suur hai ning ma arvan, et tean neile täiuslikke kohti. Olgu! Kõigepealt on meil hiiglaslik kurami. Oh, issand, vaadake, kui suur see kala on. Me läheme tsihlide tiiki. See tiik hakkab nende uute suurte kaladega nii hea välja nägema. Palun, härra kurami, vaadake, kui suur ta on. Seal ta läheb. Vaadake, kui ilus see kala on. Seal on kurami ja seal on mõlemad pakud. Just seda see tiiku ajas, tal oli puudu suured kalad. Nii et me võtame suure vikerhai ja lisame ka tema tsihlide tiiki. Te kutid, oh, see saab olema hullumeelne. Oh, issand, see hai on nii suur. Vaata, kui suur see hai on. Ta vaevu mahub võrku. Oh, lähme. Siin ta on, meie suur hai. Olgu, paneme ta otse tiiki. Mine, suur poiss, mine. Jah, me tegime selle ära. Hiiglaslik vikerhai, suur paku, tohutu kurami. Kõik nüüd, tsiiklite tiigis. Ja nad näevad hullud välja. Vaadake seda, vaadake teda, paku kõrval. Oh, see on nii lahe. Olgu, kutid. Noh, hullumeelne päev Tiik X-is. Aga seal on ikka veel palju kalu, kelle peame välja tooma. Kui tahate, et ma sinna tagasi läheksin ja teeksin teise osa, siis kõik, mida peate tegema, on alla kerida. Pange pöial üles, tellige allpool. Näeme teid järgmises videos. Tšau!